Hei, mina olen kunstiõpetaja Hanna-Stiina ja täna vaatame, kuidas joonistada tuba ühe punkti perspektiivis. Joonis on ühe punkti perspektiivis siis, kui horisondijoonel on ainult üks koondpunkt. Seda tüüpi perspektiivis vaatleme me objekte esiküljelt ja mida lähemal on objekt koondpunktile, seda väiksem ta on. Horisonti on meil tavaliselt vaja, kui kujutame välisruumi. Siseruumi puhul on meil kõigepealt vaja tagasein paika panna. Kui tagasein on väike, näeb ruum välja nagu pikk koridor. Paiguta sein selliselt, et arvestad, mis peaks ruumi ära mahtuma. Kui sein on väga lähedal, ei mahu tuppa palju mööblit. Püha õhtu söömaaeg on üks kuulsamaid maale, millel on kasutatud ühe punkti perspektiivi. See rõhutab maalil Jeesus Kristust. Võtmete andmine Peetrusele on aga näide ühe punkti perspektiivist välisruumis. Siin on näha ka horisondijoont ja näeme, kuidas inimesed kauguses on väiksemad kui inimesed, kes on lähedal. Vaatame ühte siseruumi joonistuse näidet. Siin on koondpunkt paberi keskel. Kavanda kõik oma esemed ruumi esialgu õrnalt risttahukatena. Peale seda saad skulptori moodi muuta objekte ümaramaks. Üks mu õpilastest küsis, kas saab kujutada ka kaldseina ja vastus on, et saab ikka. Aga kui soovid kujutada kaldseinal näiteks akent, tuleb akna vertikaaljoonet teha paralleelseks kaldusseinaga. Kui soovid näiteks teha ümmargust kohvilauda või aknaid, tuleb sul esmalt paigutada ruumi ruut koonduvate joonte vahele. Seejärel paiguta ring võrdselt ruudu keskpunktide järgi sinna sisse. Lõpetuseks näitan ühe 13-aastase õpilase veel poolikut tööd. Mulle tundub, et ta sai sellega väga hästi hakkama. Tema kaldsein ja sellel olev aken koonduvad kenasti koondpunkti. Ruumis olevad ringikujulised objektid on muudetud ovaalseks ja ta on lisanud palju isikupäraseid detaile, et muuta ruumi elavamaks.